Tere kaunist esmaspäeva hommikut. Pole ammu näinud ja ma näen ekstreemselt väsinud välja. Aga kell on ka päris vähe. 8 läbi natuke. Me hakkame Nikolasega minema kohe varsti lastekasse. Kus lähme? Juhu! See nädal on tegelikult ainult 1 lastepäev, mis ongi siis täna. No nii, ma olen nüüd jõudnud omadega MyFitnessi parklasse. Ma lähen käin rututrennis ära. Nikolas läks just lasteaeda ja mõtlesin, ma teen vara hommikul omal trenni täna siis jõusaalis ära. Siis on sellega ühel pool ja kuna mul ei olnud kodus aega süüa, sest need lasteaia hommikud on alati mega kiired ja kogu fookus läheb sellele, et Nikolas oleks valmis, söödud, kõik värgid. Siis ma võtsin endale kaasa mõned puuvilad autosse. Näiteks ühe suure õuna on ju. Ja Nikolas hoidis seda siis oma käes terve tee ja siis sellest jäi nagu mulle nii palju söömiseks. Et nagu jah, ei tasu liialdada hommikusöögiga vist. Liis Lemsalu on lihtsalt mul lemmik. Igatahes meie next agenda on see, et ma lähen nüüd arsti juurde seoses ühe sünnimärgi eemaldamisega ja tahaksin ka teile südamele panna, et vähemalt korra aastas võiks käia kontrollis. Mina olen juba seda aastaid teinud ja no sa kunagi ei tea nagu, milline sünnimärk või mis iganes asi võib osutuda ohtlikuks, näiteks sest see, mis minul peab eemaldama, on mingi täiesti random, mille ma poleks ise eluses arvanud, et see nagu võib olla mingi ohumärk. Aga igatahes, kuna siin eriolukord oli vahepeal ja siis mul lõikusid asjad lükkusid megalt edasi, nii et ma üritan nüüd uue aja saada. Kuna tegelikult lõunasöök on juba mu käes, siis ma võtsin endale ühe boosti. No nii. Sain ikka maski ka haiglast. Aga sain oma aja kirja. Õnneks hästi kiiresti juba enne jaanipäeva. Nii et siis jaanipäeval olen väikese lõikusega. Aga nüüd koju ja tööle. Ilst tõi mulle just lõunasöögiks räppi kanahaklihaga. Mega nämma. Ja mina monteerin ühte videoprojekti. Et ma jah, nagu see suhtes teen peale YouTube'i videote ka veel nagu mingit tööd videoprojektide näol. Nii et peadega oodata mind. Ma olen sellest umbsest ilmast kuidagi ja siuke esmaspäev vaata. Aga elame üle, sööme, mul on kohvi. Nüüd põhimõtteliselt on kõik hästi. Vahepeal, kui mu video renderdab, siis me avame kõik koos ühe PR-pakki, mis mulle täna toodi. Selline. Ma sain selle siis Lennalt ja Värskalt. Nii et, oh my gosh. Nils on nagu super kärsitu, ei suuda neist ära oodata, et ma selle juba avaks, sest et low-key nagu mingi Lenna anda, mingi childhood crush. Aga okei, that's okay. Oh my god! Sees on Värska vesi, mis on ka Nilsi ja Nikolase lemmik, sellepärast et nagu Nikolas ütleb, siis soolavesi on natukene kibe. Kibe on siis tema jaoks see, kui on nagu see mulliga. Tšau! Mis toims? Working. Ma panen teid siia armatuurile. Nii. Oih. Mina hakkan minema kohe Nikolasele lasteaeda järgi. Aga enne mul oli vaja ära tuua üks pakk ja Lotta ka assisteeris mind siin. Siiamaani assisteerib, panen su Lotta siia. Teen selle paki lahti. Selle ma tellisin suve silmast pidades Nikolasele. Kuna Nikolas läheb vanaema juurde maale natukeseks lustima. Unboxing with Lisa! Kes sai aru, kust see reference? Praegu oli rannas sussid. Siuke lõunamaa vibes selle kummitallaga, sest selle vanaema juures on meri on nagu kivise põhjaga. Mis see on? Ujumisrõnga tellisin ka. Carsi oma. Sest et Spider-Mani oma läks katki, mis oli juba minu venna ajast ja 14 aastat vana. See oli Unboxing with Lisa. Nüüd lähme Nikolasele järgi. Tere kaunist teisipäeva õhtut. Täna on olnud nii hektiline päev, et
alles nüüd võtan kaamera kätte, kell on kohe saamas 7. Ühesõnaga, täna läks Nikolas vanaemaga maale mõneks päevaks ja me siis Nilsiga tegime mitu tundi tööd päeval. Nüüd ma käisin kiirelt ära trennis ja nüüd ma tulin võtma Lotat peale, sest et ma natuke aitan tal oma uues korteris koristada. Tegelikult mitte uues, vaid selles korteris, kus meie varem elasime Nilsiga. Seal tehti nüüd kapitaalremont, meaning, et seal on meeletult palju ehitustolmu. Kuna ma tulin trennist ja ma olen mingi super näljane ja super väsinud, siis tere! Tere! Lotta toob mulle siia kohe. Aha. See küll Lotta ei ole. Ei ole. Ma ütleks, et mu toidusaak oli siuke fit life. Kuule, ma tõin seda vist. Võtta oli kriisiaeg, okei. Lotta tõi mulle 3 maasikat, 1 hapukurgi ja 1 virsiku. No siis koristama! Okei, nagu mäletate seda meie vana korterit on ju. Well, that ain't it. Okei, nagu mida väkki. Siin oli enne see mega suur nugavann. Koristasime mingi 20 minutit. Siin oli jumala korras ja jumala puhas. Lotta oli mingi, siin on lihtsalt mingi 5 sendine tolmukiht nagu. Girl, you don't know tolmukiht. Võta ma sokert. Kui meil majas oli valmis, siis meil oli majas nii rets nagu ehitustolmukiht, et seal oli nädal aega nagu halb hingata, sest iga kord, kui sa hingasid, sa tundsid, kuidas sa hingad nagu sisse mingit krohvi. Aga siin oli nagu mega puhas, nii et meil sai väga kiirelt valmis. Ja siis me tellisime Bolt Foodiga Vapianos süüa, nii et me nüüd ootame seda. Ma jõudsin koju ja me hakkame kohe sööma. Võtsin endale Caesar saatit ja kõige panemat jook üldse Vapianost, see on mul lemmiktäiega. White tea, elderflower, mint, iced tea. Ja hakkame vaatama üks filmi nagu Knives Out. Tere kaunist neljapäeva hommikut. Tänane öö oli nagu väga crazy, sest terve öö müristas nagu nii hullult, et ma ei mäleta, mida ma sükest asja viimati kuulsin. Ja praegu on õues nagu ekstreemselt halb ilm. Täiega vihma saab, et me jätsime diivani põdad välja. Aga mina lähen täna Tartusse sõbrannadega, kus peaks olema 3 kraadi ja päike. Nii et nagu can't wait. Minu teekond Tartusse on algust saanud, ma pakkisin kõik oma 10 asja oma Fabiasse ilusti ära, aga tegelikult kõigepealt esimene peatus enne maanteele asumist on mul Škoda Laagri, kust ma nende lahkel loal saan endale pisut suurema auto, sest tegelikult on meid Tartu teekonnal kokku 3 naist, kellel kõik on oma 10 asja vaja autosse mahutada. Nii et ma mõtlesin, et proovime siis seekord natuke suurema autoga minna ja tegelikult on Škoda Laagril ka täiesti uus rendiauto teenus, kus sa saad siis endale võtta vahelduseks hoopis mõne muu auto. Nii et mina olen igatahes väga põnevil ja hommikune päris kohutav ilm hakkab ka juba täitsa okeiks muutuma ja muideks ma nägin just siin samas rebast, nii et väga palju huvitavaid ja positiivseid elamusi juba täna siin Škoda ümber. Nii et lähme siis. Aga first things first. Wow! Meie teekonnal saadab siis meid Škoda Kodiaq, mis on lihtsalt nii ilus. Õnneks, kuna mul on Fabio juba mingi 4 aastat olnud, siis sisemuse poolest on mulle kõik täiesti tuttav. Ainuke asi, mis on nagu hoopis teistmoodi, on see, et siin käib nupuga. Ma reaalselt mõtlesin, et aga kuhu ma siis nagu võtmed panen, on ju, kui nüüd siia ei lähe, millega ma olen muidu harjunud. Jaa, worry no more. Siin on selle jaoks ära tulnud. No, veits on ruumi. Kes see on siin? Tere! Tere, Tessi!
nii, mõned asjaosalised meil lausa kohvriga. No mahub veel. Vaatamisväärsus. Me oleme juba tohutult näljased, nii et me tulime bensukasse süüa ostma ja kuidas meie sõit on kulgenud praeguseni? Palun kommentaare. Siin taga pimeduses on. Hea on tööd teha, super mõnus, hästi palju ruumi. I like it. Siin on home office, ei mitte home office. Car office on siin taga. Nii ka kui teised veel on ostmas söögivarusid, siis ma teen teile kiire hauli, millest ma ostsin. Ja ma praegu just sain aru, et ma ei ole isegi rääkinud, kuhu me lähme. Me lähme siis Tartusse, me lähme Veespaasse. Sõbranadega hakkame vaikselt toetama jälle Eesti turismi, eks ole. Rasked ajad tuleb kuidagi seljatada, aga ostsin endale tee peale kaasa. Siis ma ostsin siis lapileib kanakebabiga. Tundus hea. Siis ma ostsin oma lemmikut Vitamin Well Zero. Seda vett. 2 tükki. Red Bull suhkruvaba. Ja ühe smushi smoothie. Tundub hea. Veel selleks pooleks teeks, mis meil siin sõita on jäänud. Aga praegu naudin seda Kesk-Eesti soojust. See ilm on lihtsalt uskumatu. Uskumatu, et Eestis saab süke ilm olla nagu. No ma see kraam siia kuidagi ära managida kõik. No veits on ruumi. Oh my god, me võtsime kohale, me ööbime siis selles tagurpidi majas, aga ei, tegelikult ei ööbi tagurpidi majas. Me võtsime oma hotelli, mis on Veespaa hotell. Juhu! Nii. Oh yeah! Appi, kes see juba... Issand jumal! Issand, siin ka mingit privaatsust ei saa. Kui pehme voodi. Kui midagi saab olla luksuslikku, siis see siin praegu on täielik Saint-Tropez Tartu keskel. Me oleme kvartali keskuse katusel põhimõtteliselt või? Jah. Veespaal on siis siin see väliterrass ja õues on mingi üle 30 kraadi ja ma lihtsalt olen täiesti šokeeritud igast minutist. Nii et sisse määrimine. Nautlemine. Vahepeal on möödunud kui palju tunde? Mingi 5. Saime veits päikest. A.k.a. kõrbesime täiega. Ja nüüd siin mõlemas toas käib ilgem meikimine, siis me lähme õhtusöögile linna peale kuskile ja ma mõtlesin, et ma lõpetan selle meigi siin koos teiega. Nii et ma hakkan praegu panema endale blushi, mida ma muidu kunagi ei kasuta, aga kuna Kertul on kõik maailma meigi asjad, siis ma laenan talt Urban Decay After Color Paletti ja võtan siit mingit sellist näiteks, ma ei tea miks ja vaatame siis. Ma tean, et Lotta on mingi jõhkar. Blushi. Girl. Oh, girl. Nii et. Ta oleks väga rohkem üle praegu. Paneme siia seda blushi poissi veits. Mitte nagu too much. Cute. Nii. Järgmisena. Urban Decay All Nighter. Just uut nippi õppisin just ka, et mis mu see lemmik Keili õpetas, et kui paned setting spray ära ja siis alles peale seda paned highlighterit, et see pidi nagu highlighterit väga palju rohkem popima, sest muidu see setting spray nagu veits sööb seda highlighterit ära nii-öelda ja mu nagu täiega lemmik viimased mingi paar kuud on olnud Nixi see High Glass, mis on nagu selline pehme, see on nii mõnusa konsistentsiga, kuigi see on kindlasti mega halb, et see kogu mingi näppu sisse nagu niimoodi panna. Aga et mina kasutan seda nii, et paneme siis vaatame kohe, kas on kuivanud. Nagu pead ilusti ootama, et see highlighter, või mitte highlighter, et see setting spray ära kuivaks ja siis vaikselt niimoodi. Me käisime söömas 3 stillis ja ma nagu täiesti unustasin ära, et ma vlogin. Nii et me oleme juba ära söönud ja kõht on mega täis nagu. Aga toit oli ülihea, lihtsalt ülihea.
on ju? Ülihea. Ja nüüd me lähme Väike Kuuba. väiksesse Kuubasse. Boom! Tere kaunist reedet. Ma olen kodus, nagu me näeme. Oleme ilusti-kenasti Tartust tagasi. Kõik sõbrannad ka juba oma kodudes ja kui puhkusel on nagu ülimõnus käia, on ju, ja üli fun, siis lihtsalt oma kodus on nii hea olla. Selle vastu ei saa mitte midagi. Praegu on kava selline, et mul on tegelikult täna ka veel üksi kodus, sest et poisid on maal vanema juures ja mina niidan. Mõtlesin, et see on nagu hea workout, on ju. Väiksed sammud, särgid-värgid. Ja samuti see on, lõpptulemus on väga süke mõnus, sest see on kodu ilus. Tere kaunist laupäeva hommikut. Juba see on nii mõnus ilm. Ja ma olen ikka veel üksinda kodus. Ma ei jõua ära oodata, kui poisid lõpuks kohe jõuavad. Aga praegu veel naudin hommikusööki ja kohvi. Mul suvel üks põhihommikussööke on selline. See on siis, mis iganes puuviljad sul kodus olemas on. Mul oli praegu banaan ja õun. Ja siin peal on siis eeldatavasti mingisugune natukene tervislikum jogurtiline. Praegu on mul siin kreeka jogurt mingi passioniga ja mingisugune crunch siis. Ja täna mul oli selleks kamapallid. Nii et ülimõnus suvine hommikusöök. Ja loomulikult kohvi ja siis vaatan just Karini uut videot, mis on siis pulmaeelne video, nii et ma olen väga excited tema pärast. Ja jah, mõnus. Olin vahepeal ühiskondlikult kasulik siin kodus. Koristasin, pesin pesu ja kõike muud sellist vahvat. Ja nüüd olen natuke kasulik endale. Lähen käin jooksmas ja nägin, et Sportlandil tuli just välja uus podcast. See Be First podcast on siis, mis ma kuulan Nööpiga, seega see tundub mega mõnus ja põnev jooksmiseks. Seega let's go! Ma valetaks, kui ma ütleks, et nii kerge ja hea oli täna joosta. Ei olnud üldse hea. Mõni päev on lihtsalt niimoodi, et nagu nii mõnus. Jalad on nagu mingi 500 grammi, lihtsalt mingi jooksen veel, nii mõnus. And then there are days like today, kui ma lihtsalt tundsin, et ma olen nagu mingi, nagu ma veaks mingit sangpommi järel lihtsalt. Jalad lihtsalt ei tahtnud üldse liikuda nagu. Ma ei saa aru, jumala haige. Mis meil on, kell on 8 juba saanud. Ma sain lõpuks oma lapse tagasi. Ja me tulime Nilsi vanemate juurde grillima, chillima. Astuma ust sisse, siis mingi fan crew ootab ees. Liisa! Oh my god! Mingi okay, what's happening? Sõnaga. Tervitage, juhuu! Nii hull kleepekas on lihtsalt. Mõned päevad on kodus teemanud, siis ma ei tohi kuskile minna, sest siis on ju kohe hirm, et jälle jätame ta kuskile. Tere hommikust! Tere hommikust! Mis sa teed? Ja mis sa sööd? Suppi! Sööd suppi või? Hommikusöögiks või? No see on nüüd küll väike luuletus. Jongi! No mis plaan on? Lähme vaatame veits ronge ja siis lähme võtame pitsad ja friikartulid. Ja siis? Siis lähme parki. Kirveparki. Kas see on lahe? Lõpuks ometi leidsime mänguväljakuga väikse pargi ja saame sööma hakata. Oh my god, see näeb nii hea välja lihtsalt. Friikad, siis me saime veel mingid asjad, ma ei tea, ja kogemata tahtsin tellida nagu 3 kanoolit ja igal ühel 1. Siis me saime neid 3 karpi, ehk siis 9. Wow. Aga ülimõnus. Head isu!
ja tisu. Me hävitasime toidu ülikiirelt, see oli nii hea lihtsalt. Võtsime jahu restoranist, pitsat ja mega hea on see friikad trühvli majoneesiga. Kus kommentaarid? My name is Kevin. Yeah, that's my name. They call me Kevin. Because that's my name. Veits naudib. Mis te arvate, mis mind siin köidab hoopis kõige rohkem? See müür on ju nagu hella vana ja seal on uks, mis viib kuskile sinna müüri sisse, tunnelitesse. Tahaks minna. Mis sa laulad siin? See ei ole see laul. Ma ei taha seda jõuda. Ma jajan pakku seppa poisa. Vana ja 24 veebruar. Ise teed? Porgandit ja arbuusi. Suvi, aga nüüd on aeg see vlog küll kokku tõmmata. On väga pikk nädal olnud. Nii et oli jälle tore. Issand jumal, ma näen nagu ma oleks mingi täiesti põlenud. Ma ei ole ausalt. Aga oli tore nädal. Ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau! Tšau! Just know that you like it.